Turud on läbi ajaloo olnud kohad, kus ikka raha liigub, on seda kogu aeg olnud. Näiteks 1999. aastal läks Tallinna keskturu toonane juht Vadim Polishchuk nii kaugele, et tellis lausa abilinnapea Mait Metsamaa tapmise. Sellist mõjuvõimu omasid turujuhid. Tallinnal on 4 turgu, mis läbi aktsiaseltsi Tallinna Arendused on aasta algusest linna alluvuses. Varem oli juhtimisstruktuur natukene teine. Sinna kuuluvad Kalaturg, Mustamäe ja Nõmme turud ja Viru tänaval Lilleturg. Sellel suvel tekkis linna sisekontrolli talitusel vajadus olukorda turgudel kontrollida, eelkõige kauplemislubade olemasolu. Paraku tuli välja, et päris mitmetel neid olemas ei ole. Siis oli ka selge, et tegelikult see protsess pole korrektne. Ja me nägime ka seda, et müügilubade väljastamisega on hilinetud süsteemselt, neid aegad väljastatakse ka tagantjärele ja mõningate puhul on ka küsimus see, et need vist tagantjärele ei olegi väljastatud, tundub nii. Seal on muidugi hea küsimus, et ega meil lõplikku ülevaadet ei ole, kui mõni kaupleja on turul kaubelnud ja temast kunagi jälgi maha polegi jäänud. Lisaks tekitasid küsitavusi sularahast tasutud müügiload. Neid oli süsteemis muudetud, andmed ei ole vastavuses. Seal paistavad pinnad odavamad kui peaks. Seega saab kahtlustada, et raha on läinud kõrvale. Antud kirjelduse osas on meil vähemasti 5 juhtumis ka dokumentaalsed andmed olemas ja seeläbi oleme teinud ka prokuratuurile teate, et kahtlustame siis nii dokumendi võltsimist kui ka omastamist 2 turul töötanud isiku poolt. Kuidas siis skeemitati? No siin on umbes meeter. No nii, see maksab kuus kuskil 200 eurot. Aga see raha ei läinud linnakassasse, vaid turuhaldajate, nende inimeste kätte, kes siin asju korralasid. Ja täpselt samamoodi ka Nõmme turu. Tallinna Arendused on loomulikult sellele olukorrale reageerinud ning juba on kogenud turutöötajad, kes linna alluvuses Mustamäe ja Nõmme turul tegutsesid, vahele võetud. Me oleme omalt poolt ette valmistamas siis inimese ametist vabastamist ja teeme igakülgset koostööd uurimisorganitega. Samamoodi siis panustame sellesse, et juba sellest hetkest, kui me teada saime, et asjad hakkaksid kohe esimesest päevast muutuma selgelt. Üks kahtlusalune on veel ametis, teine lahkus sellest süsteemist juba varem. Nende nimesid linnavalitsus avaldada ei soovi. Samuti on raske nimetada kahjus suurust, aga kindlasti võib see olla suurem kui 10 000 eurot. Kas prokuratuur võtab asja ette menetleda, pole veel selge. Neil on siis võimalus süüvida rohkem sellesse skeemi, mis tundub on kestnud aastaid. Vähemalt Mustamäe turul ei teadnud müüjad, kellele maksu nüüd makstakse. Aga seda saab välja vabandada sellega, et nemad on lihtsalt müüjad.